Tere päevast! Tänase saate läbivaks märksõnaks on välispoliitika, aga mitte ainult, sellepärast et tänase saatekülalisega käib kaasas ka üks väikene nii-öelda taak, mille me peame ka kindlasti ära lahkama. Meil on täna stuudios Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov. Tere! No, õiendame siis kohe alguses selle taaga ära, et teiega seoses räägitakse ikkagi praegu kõige rohkem sellest, et teist võiks saada Eesti Vabariigi järgmine president. Olete te nüüd ise oma peas mingisuguse otsuse teinud, kas te tahaksite presidendiks saada? Minu peas valitseb täielik rahu ja selle küsimust tulebki küsida nende käest, kes räägivad. Mina ju ei räägi. Minu vastus on ikka see, mis ta on olnud. Ma püüan teha seda tööd, mida ma teen nii hästi kui oskan. Teen seda 100%, kulutan sellele kogu oma energia ja mingi kõrvaltegevusega, ka spekulatsioonidega, mis siin hapukurgi hooajana väga moodsad. Mina kaasa ei ole läinud, ei lähe ka. Nii et soovin kõigile rahulikku suve ja uut poliitikahooaja algust millalgi augusti lõpus. Aga kinnitan, et mina veel enne puhkustki üritan kokku sõlmida need otsad, mis sellest nii-öelda kevadhooajast on veel lahti jäänud. Sügishooaeg algab meil suursaadikute konverentsiga, juba vaikselt keskendume ka sellele ja siis juba nendele, tegelikult ainult 3 kuule, mis selle 2,5 aastat jäänud on, et ära teha see, mis praegu kevadel tegemata jäi. No sellest kumab ikkagi välja see, et te tegelikult ei ütle ka ei. Aga ei ole ka ju küsimust. No küsimus on. Ma siis küsin niipidi, et kas ja kui palju on erakonnad teiega sel teemal suhelnud, et kui palju maad uuritakse teie käest? Erakonnad ei ole, aga kuna lehed kirjutavad, inimesed räägivad, siis inimesed räägivad sellepärast, et lehed kirjutavad, lehed jällegi kirjutavad sellepärast, et inimesed räägivad ja ma usun, et mingi protsendikene neist vestlustest jõuab ka siis minuni. Nii et ikka tuleb ette, et inimesed küsivad, uurivad, tahavad teada, kas keegi on rääkinud, aga sinna paika nad asjad üldiselt ka jäävad. Nii et see minu jaoks on niisugune spekulatsioon, teisest küljest loomulikult tunnustus. Ega seda ei saa võtta ka kergelt. Ma saan absoluutselt aru, et see ei ole tunnustus mitte lihtsalt mulle, vaid sellele tööle, mida minu kolleegid on teinud viimased aastad. See on mitmesaja inimese tegelikult pingutuse tulemus, et Eestis välispoliitikaga tegelejaid märgatakse, et räägitakse ka minust selles kontekstis, nii et ma loomulikult sellest tunnustusest olen liigutatud ja püüan seda jagada kolleegidega nii palju, kui suudan. No küsin ikkagi sama küsimust sisuliselt uuesti teiste sõnadega, aga kui nüüd erakonnad tulevad teie juurde, et on hääled koos, et Riigikogus teid ära valida, siis mõtlete selle peale, olete kohe nõus või ütlete ei? Alati tuleb mõelda kõikide asjade peale. Kui on tõsised pakkumised, siis tuleb tõsiselt mõelda niimoodi kergekäeliselt, kas ennetavalt või siis ka mitte ennetavalt kuidagimoodi alandada või pisendada seda kõike ei tasu, seda ma kindlasti ei tee, aga ma ütlen veel kord, et teen oma tööd, see on ka töö Eestile ja teen seda 100%. Üks asi vajab veel ära õiendamist, et kui rääkida poliitikutega, siis poliitikute seas on ikka räägitakse sellist juttu, et et Vseviov teeb endale kampaaniat, et näiteks käis sotside suvepäevadel rääkimas, et kas selline asi on tegelikult tavapärane kantsleri töös või te teetegi vaikselt kampaaniat? Ma olen käinud alati rääkimas, kõik see aeg, kui ma olen olnud kantsler, kas Välisministeeriumis või Kaitseministeeriumis, kui kutsutakse ja vähegi saan, siis lähen ja ma võin kinnitada ja seda võivad ka kinnitada kõik need inimesed, keda nüüd on juba tuhandeid, kes on kuulnud mind rääkimas, räägin rahvusvahelisest olukorrast, välisjulgeolekupoliitikast, sellest väljakutsete puntrast, mis Eestile ees seisab. Nii et selliselt olen käitunud ka see aeg või see suvi, näiteks praegu olen siin Postimehe otsestuudios. Miks ma olen siin? Sellepärast, et Postimees kutsus. Aeg-ajalt kutsub ka Delfi, mõnikord kutsub Rahvusringhääling. Kui vähegi saan, siis tulen ja räägin. Ja tegelikult on see ka hea võimalus testida neid sõnumeid, seda narratiivi, mida me üritame ka rahvusvahelisel tasandil edastada, sellepärast, et kui sa kodus räägid ühte juttu ja välismaal teist juttu, siis see üsna ruttu tuleb välja ja kogu jutt kukubki kergesti kokku. Nii et diplomaadi töö on rääkimine, on esinemine ja ma naudin seda võimalust, kui seda võimalust pakutakse. Ja enamasti tundub, et inimesed ka tulevad kaasa. Inimesi huvitab, arusaadav, lehed ka jällegi kirjutavad, põhjusega kirjutavad, rahvusvaheline olukord on selline, nagu ta on. Ja inimesed tahavad teada, kas see, mida me teeme, on läbimõeldud, kas meil on mingisugused jätkusammud või loobime lihtsalt lühilauseid.
ma kinnitan, meil on jätkusammud, me ei loobi lihtsalt juhilauseid ja selleks on ka hea käia aeg-ajalt inimestega rääkimas. No olgu, kui jätta nüüd teie persoon kõrvale, eks me siis näeme mõne aja pärast, et kas teist osutub kandidaat või mitte. Võtame selle presidendi valimise üldiselt teemaks, et no siin praegu on tegelikult üsna suur diskussioon selle üle, et kas president peaks olema välispoliitikale orienteeritud või mitte, või peaks olema pigem sisepoliitikale orienteeritud. Et mis teie arvate? Mis see presidendi roll Eestis tegelikult on? No presidendi roll on ju paika pandud põhiseadusega ja ka nende tavadega, mida nüüd on juba mitme aastakümne jagu kujunenud. Eks iga president loob seda rolli muidugi ka ise ja kas ta sellega hakkama saab või ei saa, selle lõpuks hindatakse ajaliselt distantsilt, hinnatakse rahva poolt ja hinnatakse ka ilmeksimatult. Nii et president ühest küljest on jupikene täidesaatvat, teisest küljest jupikene seadusandlikku võimu, aga kõige olulisemana on ta ju selle ühiskonna kokkusiduja ja sõnumite seadja, mis ulatuvad kaugemale lihtsalt 4-aastasest valimisperioodist. See on minu arvates presidendi põhiline roll, anda ka inimestele enesekindlust, sihti, panna sõnadesse see, mida valdav enamus Eesti inimesi tunneb. See on keeruline kunst, seda kunsti on vallanud erinevad presidendid erineva nurga alt ja lõpuks tegelevad nad sellega, mida aeg neile ette annab, millega tegelema peab. Lennart Meri viis Eesti idast läände. Toomas Hendrik Ilves kindlustas Eestile välispoliitilise kursi. Arnold Rüütel aitas meil viia läbi Euroopa Liidu referendum tulemusega, mis võimaldas lõpuks ka Euroopa Liiduga liituda. Ja nii edasi, nii edasi. Näiteks see ajastu annab ka paljus kätte selle, millega president tegeleb. Kas vastab tõele, et välismaises suhtluses, kui öelda teises riigis, et meil tuleb president, et siis saab palju kõrgema kohtumise kui näiteks, ma ei tea, välisminister? Ei. Noh, selles mõttes loomulikult tasemed on erinevad, aga kui me räägime juba niisugusest, ütleme, professionaalsest välispoliitikast, siis keegi ei ole lihtsalt niivõrd võhiklik, et ta mingisuguse tiitli peale ühte või teistpidi oma tegevust muudab. Üldiselt need riigid, kellega me suhtleme, teavad väga hästi, milline on Eesti põhiseadus, milline on Eesti valitsemisviis. Loomulikult kohtutakse Eesti esindajatega ja Eesti valib ise enda esindaja. Selles mõttes käsitletakse kõiki Eesti esindajaid sellena, kes nad on Eesti esindajatena. Aga seda, et automaatselt tiitel teeb töö lihtsamaks, seda ma ei usu ja pole ka ausalt öeldes kunagi näinud. Lõpuks tuleb ise olla nii tõsiselt võetav, et tahetakse sinuga rääkida, sest pelgalt sellest asjaolust, et sa tuled Eestist, ei aita enamustes maailma riikides. No võib-olla siin lähipiirkonnas, aga kaugemates piirkondades peab olema isiksusel endal ka kaal, tema arvamustel mingisugune kaal, tema sõnadel kaal, tema mõtetel kaal, et temaga tahetaks kohtuda ja mitte lihtsalt sellepärast, et see on sellevõrd intellektuaalselt stimuleeriv, see võib olla ka sellepärast, et muul juhul võib minna sellel teisel meiega mitte kohtuda soovival riigil halvemini. Seda on ju Toomas Hendrik Ilves öelnud kunagi ühes järelehüüdes Lennart Merile, et mis oli Lennarti välispoliitika üks trump oli see, et teda kardeti. Kardeti sellepärast, et kui ei tuldud talle vastu, siis olles intellektuaalselt sedavõrd üle, enamustest vestluspartneritest oli alati oht, et president Meri läheb kuhugi konverentsile ja peab ühe kõne terava, nagu tal oli omane, just nimelt nende poliitikate või poliitikute vastu, kes siis ei tulnud talle vastu, nii et teda kardeti ja sellepärast tuldi talle vastu. Aga veel kord, ajastud olid erinevad, ajastud on erinevad, isiksused on erinevad, aga välispoliitikas pelgalt selle tiitliga Eesti-suguses väikeriigist tulles ühtegi ust lahti ei tee. Me peame ikkagi rääkima ka president Alar Karisest. Üks põhjus on nimelt ka see, et just reedel käis ta siin meediamajas, andis ühe pikema intervjuu ja taaskord kritiseeris Välisministeeriumi tööd. Ütles näiteks seda, et Välisministeeriumi ametnikega ei saa suhelda. No, minule näiteks kõrvalt tavakuulajana jäi natukene segaseks, et milline see suhtlus siis Välisministeeriumi ametnike ja presidendi vahel on olnud. Et oskate teie seda natukene kirjeldada, et mis seal suhtluses siis valesti on läinud? Ma pean tunnistama seda konkreetset intervjuud, ma vist ei märganud või vähemalt ei kuulanud täies mahus, nii et ma ei oska neid sõnu täpsemalt kommenteerida, ei tea, mis oli kontekst, aga Välisministeeriumi koostöö presidendi institutsiooni esindajatega, sealhulgas Vabariigi presidendi endaga, on loomulikult erakordselt tihe. Enne igat välisvisiiti käivad Välisministeeriumi presidenti briifimas, presidendi meeskonnas töötab ka Välisministeeriumist lähetatud inimesi, nii et
Kui siin varasemalt on olnud näilisi erimeelsusi poliitika sisu osas, siis ma olen alati saanud ka avalikult ümber lükata nende erimeelsused, öeldes, et tegemist, mulle tundub, on mingisuguse tormiga veeklaasis, kus tõesti võimendatakse kontekstis välja võetud lausejuppe. Kas nüüd seekord oli, ei olnud, ma ei tea, ma pean järgi vaatama, mida täpselt öeldi, aga Välisministeeriumil ei ole küll põhjust häbeneda. Me teeme oma tööd kõik 100% pühendumusega ja meid on kokku 100 inimesi, sealhulgas inimesi, kes on tööl olnud enam kui 30 aastat Välisministeeriumis. Kui öeldakse, et me kõik kõnnime oma eelkäijate õlgadele, siis Välisministeeriumis need eelkäijad kõnnivad meie kõrval. Need inimesed, kes rääkisid Eestist välja Vene väed, inimesed, kes rääkisid Eesti NATO-sse, Euroopa Liitu. Nii et võtta ja anda niisugune pisendav hinnang nendele 100 Eesti diplomaatidele, kes täna välismaal või ka kodus välisküsimustega töötades Eesti asja ajavad, on minu arvates vale. No ma tsiteerin ka Alar Karist, mida ta selles saates siis ütles Kuku raadios. Kui ma esitan mõne asja kohta küsimuse, siis ma saan vastuse sama lausega, mille kohta ma küsimuse esitasin. See räägib siis Välisministeeriumi ametnikega suhtlemisest, et no kui teie näiteks olete Alar Karisega rääkinud, mida ta siis küsinud on, millele ta vastust ei ole saanud? Ei oska, mind teeb ausalt öeldes see lause nõutuks. Ma pean uurima ja täpsustama, mida ta täpselt selle silmas pidas. Ma ei kujuta hästi ette, milline võis olla see olukord, mis teda sellisel juhul või sellisel määral ärritas, et ta selle avalikult välja ütles ja kas selline juhtum üldse oli. Aga eks siis, kui oma küsimusele vastust ei saa, siis tuleb küsida uuesti või küsida täpsemalt, ega ma muud nõu ei oska anda. Aga no, kui on nüüd toimunud seesama, nagu te nimetate, torm veeklaasis, et kui palju teie Välisministeerium laiemalt olete proovinud presidendiga omavahel kontakti saada? Nagu ma ütlesin, me oleme kogu aeg kontaktis. Seda enam üllatavam on see, kui aeg-ajalt jälle ajakirjanduses ilmuvad mingisugused raportid tohututest erimeelsustest. Vaadake pilte, kui muud allikat ei usalda. Kui president käib välismaal, vaadake, kes on tema kõrval, kes seisavad tema kõrval või istuvad tema kõrval, kui ta kohtub välisdelegatsioonidega Kadriorus, on Välisministeeriumi töötajad, mitte kõik, aga paljuski. Nii et meie kontakt Alar Karisega on, võib öelda, kas just igapäevane, see oleks liialdus, aga kindlasti iganädalane. Ja see kontakt on töine, normaalne. Just oli grupp Eesti diplomaate Kadriorus saamas kätte presidendilt volikirjad, kui nad lähevad välja, nad viivad volikirjad. See on niisugune diplomaatiline traditsioon, kus tõepoolest see volikiri ka füüsiliselt presidendilt antakse üle suursaadikule või suursaadiku kandidaadile veel, kes on välismaale minemas. Lugesin sotsiaalmeediast Facebookist Alar Karise postitust, mis kiitis ja tunnustas, innustas neid inimesi, nii et ei tea, et oleks praktilises suhtluses mingisuguseid probleeme. Aga miks ta siis ikkagi tüli kisub? Et, no räägitakse näiteks sellest, et president oleks tahtnud minna NATO tippkohtumisele. Vot seda ei oska öelda, mis ta oleks tahtnud teha, aga seda tuleb küsida tema käest, sest ega need laused ju viimasest ka sellest tsitaadist ei ole tulnud kusagilt mujalt. Nii et meie töötame edasi professionaalselt loomulikult kõigi nende instantsidega, keda demokraatlikul teel on Eesti riik ametisse pannud ja oleme seda alati teinud muuseas isiklikest poliitilistest või muudest eelistustest hoolimata, sest lõppkokkuvõttes kodused tülid peavad jääma kodusainte vahele. Välismaal me ajame kõik Eesti asja ja Välisministeerium ainult selleks seatud ongi. Nii et meie jaoks on täiesti loomulik see, et me töötame täpselt samasuguse 100%-lise jõupingutusega. Nii nende kõrgete ametiisikutega, kes meile võib-olla isiklikult sümpatiseerivad, kui nendega, kes meile võib-olla isiklikult ei sümpatiseeri. Ja kui südametunnistus enam ei luba, kui tuleb see piir ette, kus ei saa oma tööd teha 100%, sellepärast, et antipaatia on sedavõrd tugev või poliitilised eelistused lähevad sedavõrd selgelt lahku, siis tuleb minna teisele tööle, tuleb minna erru ja Välisministeeriumi ajaloos on ka neid näiteid, kus väga lugupeetud diplomaadid on avalikult välja öelnud, et mina sellises olukorras enam edasi ei saa töötada diplomaadina, on mindud erru ja kolleegid mõistavad seda, sest et lõppkokkuvõttes pead see olema aus ka iseenda vastu ja suutma endale peeglist otsa vaadata. Ka siis, kui tuleb selline olukord ette, oled sa ikka ju meie poolt väärtustatud kolleeg ja selge silmavaate ja tugeva selgrooga isiksus. Aga valdav enamus Eesti diplomaate ei tee selliseid avaldusi. Ega see ei tähenda seda, et nad sõltumata siis sellest, milline partei on võimul, alati tingimata isiklikku sümpaatiat tunnevad selle valitsuse vastu. Ei, see on meie töö. See on professionaalsus. See on elementaarne professionaalsus, et me ei näita välja oma isiklikke poliitilisi eelistusi, vaid tõepoolest ajamegi seda Eesti asja, istudes sõltumata presidendi isikust, presidendi kõrval, sõltumata peaministri isikust, peaministri kõrval ja neid maksimaalselt toetades.
No üks potentsiaalne stsenaarium veel, ma käin selle lauale, et Jaap Pora juhtum, mille osas siis president tegelikult võttis ikkagi üsna palju Jaap Pora poole, kui nii võib öelda, et ma ei tea, kuidas see Jaap Pora juhtum nüüdseks tegelikult lahenenud on, et kas nüüd on see torm veeklaasis siis nii-öelda rahunenud, kas Jaap Pora võiks tulla tagasi Välisministeeriumisse tööle, sest ta on praegu vist õpetaja, nagu ma aru saan. Ja ma vist olen ka kuulnud seda, aga meil on pooleli kohtuvaidlus, nii et arusaadavalt ma detaile siin kommenteerida ei saa. Eks neid küsimusi, mida on vaidlustatud kohtus, siis arutatakse, kui aeg nii kaugele jõuab. Ühel hetkel on see kohtuasi läbi. Eesti on piisavalt väike, et me ei saa lubada endale seda, et me inimesi lõplikult tühistame, kui nende patud ei ole just surmapatud. Aga selle jaoks peavad kohtuasjad ühel hetkel läbi saama, olema loodud täielik selgus selle osas, mis toimus. Ja ma olen ka kindel, et varem või hiljem tulevad selle juhtumi asjaolud suuremas detailis avalikkuse ette, aga lihtsalt nii kaua, kuni kohtus vaieldakse, nii kaua arusaadavalt ei saa mina olla see, kes neid ütluseid siin Postimehe otsa stuudios annab. No kohe lõpetame selle presidendi teemaga ka, aga ma küsin selle teema lõpetuseks teie käest ja miks ma küsin teie käest, no vähemalt minu subjektiivsel hinnangul võib-olla on üks-kaks inimest, Toomas Hendrik Ilves, kes on välispoliitikas veel teist nii-öelda kogenum ja targem eestlane. Ehk siis teie käest on väga paslik seda küsida. Alar Karise ametiaeg saab kohe-kohe läbi, nüüd on vaikselt aeg tagasivaadeteks. Kuidas teie hindaksite presidendi tööd ja ametiaega? No jah, kahjuks ametis oleva Välisministeeriumi kantslerina ma ühtegi ametis olevat Eesti poliitikut ei hakka avalikkuse ees hindama. Arusaadavalt teeme me koostööd nii kaua, kuni meil on neid ameteid antud. Neid nädalaid on veel jäänud üksjagu, ka välisvisiite seisab ees. Nii et ma võin kinnitada siin kõiges, nagu ma seda teen meeleldi ka privaatsetes formaatides. Meie koostöö ei tulene mitte isiklikest sümpaatiatest või antipaatiatest, vaid professionaalsusest. Ja seda koostööd teeme me loomulikult täiel määral ja absoluutse siirusega, kuni on neile ametiisikutele antud neid ameteid. Ja muuseas, diplomaatide puhul on see kõik ju väga loomupärane. Mitte ükski diplomaat ei tee seda tööd, mida ta teeb aegade lõpuni. Iga suursaadik roteerub, iga Välisministeeriumi kõrgametnik peamajas roteerub. Nii et me oleme harjunud oma peas lahutama suhtumist konkreetsesse indiviidi, suhtumisest sellesse institutsiooni, mida indiviid parajasti täidab ja kinnitan veel kord, meie elementaarne professionaalsus näeb ette seda, et me teeme täielikku koostööd absoluutses siiruses nii kaua, kuni ameteid on antud ja seda ma luban, me teeme ka. No liigume edasi. Tänases Eesti Ekspressis või täna Eesti Ekspressi veebis, siis ütleme niimoodi, on suur lugu sellest, kuidas Venemaa ehitab Eesti vastu üles kohtuasja, et on suur kampaania juba tükk aega käinud. Mida see Eesti jaoks tähendaks? Kas meil tegelikult on ressurssi sellise asjaga tegelemiseks üldse? Jah, see ressursi küsimus toob mulle meelde selle, et mõnikord on meile soovitud rohkem ressurssi. Üldiselt ma võin kinnitada kõigile vaatajatele, et põhjust muretsemiseks ei ole. Jah, Venemaa on oma tegevust mitmes valdkonnas pingestanud või seda niisugust, ütleme, teravust meie suunal tõstud. Üks näiteid on seesama kohtuasi, mida on tegelikult valmistatud ette juba väga pikalt. Midagi uut siin ei ole. Need on kõik klassikalistel Vene valedel põhinevad süüdistused. Selles, mis me teame mitte tõele vastavat ja õnneks ka maailma kriitiline enamus teab mitte tõele vastavat. Aga Venemaa kasutab ära kõiki võimalusi, mida rahvusvaheline õigus annab ja vaadake nüüd seda olukorra grotesksust ja seda erakordset küünilisust. See on riik, mis ignoreerib kõiki rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja kõiki see enda poolt alla kirjutatud kokkuleppeid, pidades laiaulatuslikku agressioonisõda, mille käigus ta sooritab süstemaatiliselt sõjakuritegusid Ukrainas. Ja nüüd see on see riik, kes tuvastab Eesti tegevuses puuduseid ja kavatseb kasutada sellesama rahvusvahelise õiguse, mida ta ründab klausleid, et oma vaenulikku poliitikat meie suhtes rakendada. Aga veel kord, meie jaoks siin midagi uut ei ole. Kui see asi jõuab nii kaugele, et ühel hetkel kohtud tõesti hakkavad jahvatama seda Venemaa süüdistust meie vastu, siis meil on jällegi Välisministeeriumis piisavalt inimesi, kellel on piisavalt kogemust, et Eestit nendes instantsides kaitsta ja ma kinnitan, et sellega meie inimesed on juba kuid väga pingsalt tööd teinud, nii et saame jagu sellestki väljakutsest. Aga üldiselt Venemaa tegevus on muutunud, võib öelda,
teravdatumaks või teravamaks, pillutakse ka meie suunal kõikvõimalikke süüdistusi. Aga teate, mis see kõik on? See on kõik peegeldus tema meeleheitest. Tal on plaan untsu läinud. Plaan A läks esimestel nädalatel Ukrainas untsu. Nüüd see plaan B, et kurnamissõjas õnnestub vastu pidada kauem kui lääne poliitiline suutlikkus fookuses hoida seda konflikti püsib. See on ka untsu minemas. Selgub, et lääs ei olegi läbirääkimiste laua taga pakkumas Venemaale seda, mis ta sõjaväljal ei ole suutnud saavutada. Nii et nüüd peegeldub Moskvast meeleheidet. Ja selle meeleheite peegeldumise üks ilminguid on see, et ta ajab välja või annab välja niisugust agressiivsusele viitavat retoorikat, mille mõte on hirmutada meid või mõned meie seast siis kiiresti sinna Moskvasse läbi rääkima. Loomulikult ei tohi sellesse lõksu langeda. Miks ma küsisin tegelikult ressursi kohta on see, et iseenesest see kohtuasi on juba ju hübriidrünnak mingis mõttes, et nad teavad, et see koormab meid. Et kas meil on tegelikult võimalik seda ka vältida, et kui Venemaa tahab seda kohtuasja nagu siis või seda süüdistust esitada, et siis nad ju saavad seda teha ja siis meie välisministeeriumi ametnikud tegelevadki sellega, mitte nad ei tegele millegi muuga, millega nad tegelikult võiksid tegeleda. Muidugi ta on hübriidrünnak. Muidugi ta on, kuna me ju saame absoluutselt aru sellest, et Venemaad ei kannusta siiras soov kohtu kaudu leida lahendus mingisugusele tegelikule probleemile või ka siiras soov saada õigusselgus mingisuguses küsimuses. See on mõeldud mitte lihtsalt meie kurnamiseks, kuigi jah, tõsi, kindlasti ka selleks. Eelkõige on see mõeldud ju meie maine kahjustamiseks. Ja see omakorda on kannustatud soovist ajada meid hirmule, meid ja meie lääne sõpru, jättes mulje, et siin on kohe midagi juhtumas. Olukord on kohe kontrolli alt väljumas. Vaadake neid viimastel nädalatel maailma avalikkuses ilmunud narratiive. Venemaa on nurka aetud, siis ta võib muutuda veel ohtlikumaks. Putin on meeleheitel, siis ta võib muutuda veel ohtlikumaks. Mine tea, kas on äkki Narva järgmine. Te teate kõiki neid lugusid. No suur osa nendest lugudest on kultiveeritud Moskva poolt just nimelt selleks, et meie ise siin Euroopas tõmbaksime praegu hädapidurit ja millele me siis peaksime pidurit tõmbama. Sellele poliitikale, meie poliitikale, mis hakkab lõpuks ometi andma tulemusi. See, et Venemaa tunneks ennast meeleheitel olevana, see, et ta tajuks, et tal puuduvad alternatiivid, see ongi meie poliitika eesmärk. Sest lõppkokkuvõttes alles siis, kui ta mõistab, et ühtegi teist valikut ei ole, on ta valmis kaaluma seda ülimalt kulukat varianti, mida me soovime, agressiooni lõpetamist ja omaenda rahvusvaheliselt tunnustatud piiridesse tagasi minemist. Nii et enne koitu on alati pimedaim. See meeleheide tõenäoliselt kerib veel hullemaks. Praegu on suvi. Tuleb sügis tuleb raske. Me teame, et tuleb raske kindlasti ka ukrainlastele. Praegu ei ole see aeg, mil näidata üles omapoolset võbelemist. Kui vastane on tegemas vigu, siis ei tohi talle vahele segada. Peame säilitama külma närvi, kaine meele, rahu ja mitte laskma ennast rööpast välja lüüa igasugustest niisugustest pastakast imetud lugudest, mille hulka ma ausalt liigitaksin ka selle kohtuasja. Aga välisministeeriumis inimesed töötavad sellega. Nii et selles mõttes oleks petlik ette kujutada, et need asjad lähevad iseenesest ära. Ei lähe. Inimesed töötavad ja need inimesed ei ole eile tulnud tööle. Nendel inimestel on aastakümnete pikkune kogemus selliste asjadega ja nad teevad seda täieliku pühendumusega. Ja mul on uhke selle meeskonna üle, kes välisministeeriumis on, kes igapäevaselt ka siis, kui need lood ei ole uudistes, Eestit kaitsevad, olgu see siis kohtutes või lihtsalt rahvusvahelise poliitika areenil. Räägime ka Ankara tippkohtumisest. Et üks huvitav uudis, mis sealt tegelikult tuli, on selline näiliselt retooriline asi, et Eesti hakkas nüüd ütlema, et me kulutame 7% kaitsele, mitte 5% kaitsele. Et see on selline huvitav nihe, võib-olla mitte tegelikult sisuliselt isegi nii oluline, aga miks me seda varem teinud ei ole? Ei oska öelda, miks varem ei ole teinud. See oli ju selles kontekstis öeldud, kus Ankaras kokku tuldi, oli tarvis Ameerika Ühendriikide presidendile näidata, et on riike, kes on endale võetud kohustused, võib öelda, et ennaktempos täitnud. Nendes numbrites on üksjagu jõudu, sest nad on piisavalt lihtsad, igaüks saab aru. Omal ajal 2% saadi aru, 5% saadakse aru, eks see 7% on mõeldud ütlema seda, et me mitte lihtsalt ei tee selle NATOs kokku lepitud 3,5 + 1,5, vaid teeme päris tõsisele kaitsele 5 ja sellele siis kõik muu lisaks. Nii et ta võlu seisneb selles, et ta on piisavalt lihtne ja selle lihtsuse valu seisneb loomulikult selles, et ta kunagi ei ole üleliia täpne.
nii et eks need, kes tegelevad NATO küsimustega päriselt NATO laudade taga, neid inimesi üldiselt ei vapusta niisuguste numbritega, nad teavad ise piisavalt hästi, kes kui palju kuhu paneb ja mis sellest panemisest lõpuks välja tuleb. Aga kui korraks Ankarast rääkida ja mõelda sellele, miks üldse NATO tippkohtumisi korraldab, sest vaadake, NATO otsustusprotsessis ei ole tippkohtumisel kuidagi täiendavaid volitusi võrreldes tavalise suursaadikute kogunemisega. Põhja-Atlandi nõukogu, mis on see kõrgeim otsustav kogu, on alati sama pädev, nii siis kui saadikud istuvad laua taga, kui siis kui riigijuhid istuvad laua taga. Tippkohtumisi korraldatakse selleks, et saata maailma laiemale avalikkusele mingisuguseid võimsaid signaale. Ja seekord, kui vaadata ja mõelda tippkohtumise eel skaalale kõige parem variant kuni kõige halvem variant, kuidas võis see tippkohtu minna, siis ilma kahtlusteta minu jaoks läks see kõige paremal võimalikul moel. Tuli väga korralik avaldus, väga lühike, kõik suudavad läbi lugeda ühel lehel, 5, tegelikult 6, aga 5 sisulist punkti. Kinnitatakse üle pühendumine kollektiivkaitsele, räägitakse Venemaast kui ohust. Meeleolu oli tegelikult väga hea. Ameerika Ühendriikide president andis NATO vaates positiivseid avalikke sõnumeid ja mindi nii-öelda sõpradena laiali. Mida veel paremat oleks saanud loota? Minu arvates läks suurepäraselt. Ma peatun korra selle 7% juures veel, et meie saame sellest siin aru, et me oleme tublid olnud ja et ka oht on ja nii edasi, aga sellel kogu asjal on tegelikult üks oht, et selle retoorika muutusel. Ja see oht on sisepoliitika. Mis te arvate, kas meil võib tulla nüüd hetk, kus me ei tea, valitsused on ju muutuvad, et võib tulla keegi, meie poliitik, kes siis ütleb, et et meil oleks vaja seda maksu kaotada või siia oleks raha juurde vaja, et meil on seal nagu mänguruumi kaitse valdkonnas, et mis te arvate, kas see on oht ja kas see on reaalne? Ma ei tea, kas teda ohuks nimetada, aga ta kindlasti on reaalne, sellepärast, et kui välismaal ja seda tõesti ainult üksikutel juhtudel võid see mõnikord piirduda lühilauselise loosungiga, siis kodus peamegi olema iseendi vastu väga nõudlikud. Peamegi olema nõudlikud ja mitte rahulduma sellega, kui keegi loobib lihtsalt mingisuguse lühilause. Me peame teadma, mida me saame, selle eest, mida me sisse paneme. Mitte kunagi ei ole võimalik rahastada mitte ühtegi valdkonda piisavalt. Ma tahan selle välja öelda, mis minu arvates peaks olema ju kõigil iseenesestmõistetav, aga kunagise Kaitseministeeriumi kantslerina ma mõtlesime, mis võiks olla kaitsekulu. Mitte kunagi, ka siis, kui 100% sisemajanduse kogutoodangust suunata kaitsele, ei ole kaitse rahastatud piisavalt, aga sama võib öelda sotsiaalhoolekande, sama võib öelda kultuuri, ma võin sama öelda ka Välisministeeriumi kohta. Küsimus ei ole selles. Küsimus on selles, milliseid valikuid me ühiskonnana aktsepteerime. Valikuid ei tule teha kahjuks mitte kergete ja raskete vahel, vaid enamasti raskete ja raskete vahel. Ja siis eraldi küsimusi on selles, kas me põhimõtteliselt usaldame, et see, mida on otsustatud, et seda ka kompetentselt ellu viiakse. Ja ma arvan, et me ühiskonnana, ja siin on kriitiline roll ka ajakirjandusel, peamegi olema väga nõudlikud. Aga need vaidlused peavad jääma koduseinte vahele. Kodus tuleb need ära vaielda. Kodus tuleb omavahel vajadusel ka piike murda retoorilisi. Kui välismaale läheme, siis peavad kõik nagu üks mees või naine ajama Eesti asja, sest vastasel juhul teeme me ise endale lihtsalt liiga. Nii et see, et välismaal pääsed lühilausega, ei tähenda, et kodus peaks pääsema lühilausega. Ja see on minu arvates normaalne osa demokraatiast ja seda peame me iga hinna eest kaitsma, sest sellises Eestis, kus on mingid teemad, mille üle ei saa kodus arutada, sest Eestit ma arvan, me keegi ei taha. Ma küsin lõpetuseks spetsiifiliselt Trumpi kohta, sellepärast, et te ütlesite ka, et Trumpi poolt tuli positiivseid signaale. Tegelikult Ankara tippkohtumise jooksul tuli Trumpi käest igasuguseid erinevaid signaale, et alguses kritiseeris, lõpus avaldas lausa armastust. Millise sõna järgi me peaks ennast siis sättima või mille järgi NATO peaks ennast sättima? No selle järgi, mis lõpuks tuli, sest eks ta ole niisuguses tänapäeva, ma ei tea, kuidas seda öelda, sotsiaalmeedia ajastus või. Kehtib ikkagi niisugune üldine meelelahutuse printsiip, et see, kuidas konkreetne lugu lõpeb, on see, mis defineerib selle loo enda. Filmides ka juba vahepeal minna halvaks, enne kui lõpus kangelased võidavad. Siis nimetatakse seda niisuguseks positiivse lõpuga filmiks. Kui kangelased lõpus hukkuvad, siis on tegemist tragöödiaga. Antud juhul NATO tippkohtumine kindlasti tragöödia ei olnud, sest ta lõppes positiivsel noodil ja see, et seal vahepeal toodeti ka natuke turbulentsi, see käib asja juurde, aga isegi see vahepealne turbulents seekord Ankaras, ta kahvatub selle kõrval, mis esiteks on varem olnud
ja teiseks, mis võinuks olla. Nii et kõike seda arvestades see lõpp koos selle suhteliselt väikese turbulentsiga lubab öelda, et tegemist oli nii eduka tippkohtumisega, kui edukas üks tippkohtumine käesoleval aastal üldse olla saab. Meil hakkab tasapisi saateaega otsa saama, aga ma küsin ühe konkreetse inimese kohta ka seoses USA-ga, et nädalavahetusel tuli üks kurb uudis. Senaator Lindsey Graham lahkus meie hulgast. Miks ta on märgiline? On sellepärast, et ta oli väga suur Ukraina toetaja. Ta vedas eest ka sanktsioonipaketti, mida küll pole siiani vastu võetud. Et mu küsimus oleks, et kui palju USA administratsiooni tegutsemist võib nagu muuta see, et selline aktivist on meie seast lahkunud? Lindsey Grahami surm on loomulikult kaotus Ameerikale. Ta on kaotus Ameerika Ühendriikide senatile, aga ta on ka kaotus meile, sellepärast, et ta oli tugev välisjulgeolekupoliitika ajaja ja tegelikult Euroopa sõber. Ma mäletan, ta on mitu korda käinud Eestis. Ma olen ise teda briifinud, teda need teemad päriselt kõnetasid, teda need teemad huvitasid, nii et loomulikult on kahju, et üks selline mõjukas hääl Ameerika ühiskonnas, kes võis kriitilistel hetkedel anda nõu ka president Trumpile, et seda häält enam ei ole. Nii et täna ma arvan, on meil põhjust lihtsalt leinata, kuigi nagu ikka poliitiliste suurkujude osas nende tegelik panus, nende keeruline iseloom või ütleme, olemus kirjutatakse veel põhjalikult kindlasti raamatutes ja artiklites lahti. Täna on liiga vara selle kõige jaoks. Täna tuleb lihtsalt tunda kurbust selle üle, et üks meie sõber on lahkunud. Ja märgina, ma arvan, et eraldi võetult sellel ei pruugigi olla nii suurt maailma raputavat mõju, aga üldise trendina, kus vaikselt astub areenilt kõrvale põlvkond, kes kasvas üles ja omandas poliitilise teadvuse külma sõja aegadel, kes tajus instinktiivselt, mida tähendab Euroopa vabadus, miks on Ameerikal oluline. See on erakordselt kahetsusväärne ja tähendab, et me peame selle uue või uute peale tulevate põlvkondade nimel Ameerikas topelt tööd tegema, sest instinktiivset arusaamist, et vabaduse piir jookseb mööda Narva jõge, ei pruugi seal tingimata olla. Lindsey Grahamil kahtlemata oli, nii et puhaku Lindsey Graham rahus. Aga mis te arvate, mis saab sellest sanktsioonipaketist, mida me juba siin Euroopas tükk aega ootame? Ei tea, see sanktsioonipakett loomulikult ise mitte midagi ei tee. Ka siis, kui ta saaks seaduseks, ei kehtestada ühtegi sanktsiooni. Ta annab Ameerika Ühendriikide presidendile võimaluse teatud asju teha. Tegelikult Ameerika presidendil on ulatuslikud võimalused teha asju endiselt. Ameerika on presidentaalne riik, seal välispoliitika on presidendi kätes. Jah, kongress saab selle suunata, piirata, igasugused asju teha, eriti läbi raha. Aga välispoliitikat lõpuks teeb president. Nii et mul alati tundus, et me natuke liiga palju keskendume selle konkreetse eelnõu sisule. Ta oli oluline poliitiline signaal. Just nimelt sellepärast, et teda toetasid nii vabariiklased kui demokraadid, ülekaalukas enamus kongressist, nii senatist kui esindajate kojast. Nii et selle poliitilise signaalina näidates seda, et Ameerika seadusandjad seisavad Ukraina taga, toetavad agressiooni hinna tõstmist. Sellena oli ta väga väärtuslik ja ma loodan, et äkki Lindsey Grahami kolleegid võtavad nüüd ennast kokku, kiidavad selle paketi heaks, president äkki ka selle allkirjatab ja siis saab see signaal niisuguse ütleme täpikese iile, mis vastasel juhul jääks andmata. Aga vahetut operatiivset mõju, ma arvan, sellest ei maksa oodata. Räägiks küll hea meelega pikalt veel erinevatest teemadest, aga meil on paraku saateaega otsa saanud. Aitäh teile, et leidsite aega tulla. Suur tänu kutsumast. Ja aitäh ka kõigile, kes meid vaatasid. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris homme, siis on meil stuudios külas kaitseminister Hanno Pevkur. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.